Oi, tere, ma ei näinudki teid seal. Ilusti, kenasti, ongi meil siis kätte jõudnud taaskord reede. Kohe alguses pean ära mainima, et tõesti clickbaiti kunn on tagasi ja kui sa nüüd clickbaitisid selle video peale siin sellepärast, et leida seda linki, kuidas jõuda Liina OnlyFansini, siis kahjuks seda sa siit ei leia. Sellegipoolest midagi eriskummalist oma karakterile Liina Ariadne tõesti tegi, aga sellest teeme juttu siis selle video lõpupoole. Mõeldes nüüd selle nädala uploadi peale, tekkis mul kohe väga kiiresti idee, kuna eelmisel nädalal oli üks härrasmees, kes kukkus siin Liina kehakaalu väga õndsalt kommenteerima. Isegi võiks arvata, et mehed on kõik sitapead. Ja sealt tekkis ka idee teha võib-olla video ja võtaks ette kõik vahvad asjad, mida mehed on kunagi öelnud, näitamaks, et kõik mehed on tõesti sitapead. Ja siis vastu sellele teha video, kus siis vaatame, mis asju on tüdrukud korda saatnud. Toon ka välja, et oleks siin läbipaistev, olen samamoodi olnud ise kunagi sitapea. Tarlapsed. Raad küll ma jätsin uks akna lahti. Failing YouTuber. No. Oleme ilusti kenasti tagasi. Pean tunnistama, et minagi olen siin teinud vägitegusid, mis ei ole tõesti ühele õigele mõtlevale noormehele kombeks, kus ma siis ütlesin tõesti välja, et suitsetav tüdruk on äärmiselt kole asi või midagi nende sõnade sarnast. Ja tänasel päeval olles kasvanud palju suuremaks ütlen ma tõesti, et see, mis ma sellel hetkel ütlesin, on äärmiselt vale. Kõik inimesed, kes suitsetavad, on äärmiselt koledad. Kaasa arvatud mina ise, kes ma kunagi olen vesipippu teinud ja igal juhul. Nii et võrdselt. Kuna tänases videos ei tõesti peatu sellele siin, et mis sigadusi mehed on korda saatnud, selleks, et seda videot näha, pange sellele videole like, näidake, et te väga hullult tahate. Ma ei hakkagi ütlema siin niimoodi, et saame nüüd 50 laiki kokku. Lihtsalt pange like ja andke kommentaaridest märku. Aga sellegipoolest tahaksime tuua välja mõned asjad, mis ma sel nädalal siis internetis täpsemalt nägin. Cardi B andis mingisuguse väga vinge loo välja. Cardi B. Kuidas sa hääldad seda? Cardi B. Ma olen 5 aastat varsti seda eestikeelset YouTube'i teinud ja ma ei suuda siiamaani korrektselt. No nii, vaata, mis nad siin siis teevad. Maru kaunis video on täiesti. Ja kohe niimoodi not safe for work ehk nipplitest susab vett. Kohe alguses nägime ära siin, millest ma tegelikult rääkida tahtsin ka. Nimelt selles videos oli välja toodud suured kassid, kes siin aasta alguses võib-olla oli Netflixis rohkem ringi vaatamas, pani tähele, et ilmus meie nii-öelda popkultuuri uus nimi Carole Baskin. Killed her husband. Whacked him. Tõesti, Carole Baskin võttis siis ka selle video puhul sõna nagu väga paljud erinevad grupid, aga tõesti Carole Baskin pole tükk aega millegi osas sõna võtnud ja tema siis andis märku, et see antud video on jällegi äärmiselt halb, glorified suurte kasside pidamist, mis Ameerikas on äärmiselt suureks probleemiks, kuna väidetavalt seal riigis on koduloomadena võib-olla rohkem tiigreid, kui on vabas looduses. Tihtipeale need tiigrid, mis jäävad nüüd vanaks, ei taheta enam ja need liiguvad siis tõesti sanctuaridesse, nagu Carole Baskin seal isiklikult siis veab. Ma ei viitsi seda videot praegu siin tees vaatama hakata. Minge vaadake ise. Ma tõesti ei tea, millega sai hakkama Kylie Jenner, et tema vastu kogutakse allkirju, teda siis välja lõigat, mis inimestel vähe on läinud. Võib-olla tõesti ta on saanud hakkama mingi äärmiselt halva teoga. Sellisel juhul andke andeks minu ignorantsust. Ma olen olnud pool oma elu ignorantne ja siiamaani õpin äärmiselt palju asju. Ja siit edasi liigumegi siis e-spordi valla. Võib-olla, et mõni inimene mõtleb, issand jumal küll, nüüd võiks küll video kinni panna. Ilmselt pane see video kinni, kui sa ei taha rääkida rahast. Nimelt üks ema avastas, et tema terved elu säästud on õhku lasknud. Poeg on käinud ja andnud T-Fuel'e ja kõikidele suurtele streameritele väiksed donationeid. Nüüd on tulnud välja uudis, ema on saanud kõik rahad tagasi. Üle 19 tonni natukene dollarites oli seda raha, mis oli kulutatud ja tõesti paljud streamerid tulid ise andsid tagasi või siis pank nii-öelda canceldas need transactionid ära. Et huvitav, kui palju lapsevanemaid tuleb veel välja, et nende poeg on lasknud nende elu säästud õhku. Oi, kurb lugu. Kui te mäletate, eelmine aasta oli meil suur niisugune
poleemikasid. Rauno Raiesmäe käis kaitseväes, räägime asjadest õigete sõnadega. Ja temal tekkis niisugune nagu vastuoluline olukord, kus tal oli siis natukene nagu keeruline. Vaadates hoopis Gregor Lillemetsa Instagrami, kus ta siis pidevalt paneb erinevaid storisid ülesse, millest siis on näha, et poisid lullavad ringi, lasevad muusikat. Tekib küsimus, et miks Rauno eelmine aasta niimoodi siis häält tõstis. Ja ilmselt viimane YouTube, kes jõuab oma teekonnaga kaitseväkke, viimane YouTube, kes saab reaalselt päriselt meheks. Aga sellegipoolest edu Gregorile ja loodetavasti on tal ja teistel väejaolistel sama lõbus. Aga miks see fookus ära läks? Mis siis eriskummalist oli, mida Liina tegi, mis on tema karakterile mitte vastav. Nimelt, noor tütarlaps on hakanud geimeriks. Tegi omale Instagrami lehe, kus ta siis näitab oma topeltelu, mängides niisugust vaevat mängu nagu Animal Crossing, kus tal on oma sõbrad ja seal ta siis elab välja enda võimalusi. Nii et andke andeks selle clickbaiti eest. Teil on nüüd võimalus anda kommentaarides või like'i või dislike'i näol märku, kas see clickbait väärtustas ennast või siis oli mingi see oli nii halb, nii et isegi kui sulle meeldinud, ära jäta seda nuppu vajutamast seal. Pane kas või thumbs down, anna mulle märku, et clickbaitida ei ole ilus. Sellegipoolest näeme teiega juba nagu ma ütlesin, siis kui järgmisest videost 5 aastat saab või varem. Auf Wiedersehen, tschüss. Bye!